Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Olen siin, ometi ei oska miskit. Valus on maraton, oleks vist lihtsam. Ma hambad ristis surun ja ulun, kas sest on tulu. Kõik nad täis on segadust, kas peaks näitama talust. Tuleb julgelt läbi murda, ei saa alla anda. Ära ennast maha tee, nüüd edasi. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame. Ise sa ju tahtsid lauljaks saada, ära pabla, ainult rahu vaid, päevi halbu paremaid. Miks ei saa hakkama, tahan nutma puhkeda, ainult mina aina feilin, samas teised head on kõiges. Kui suhtumist nüüd muudan, siis tippu tõusta suudan. Jäi ennast maha tee, nüüd edasi. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame. Kas keegi ei näinud? Muidugi, ole nüüd normaalne, tee nii nagu teised. Veider, et need teised on kui meistrid, kõik neil hea. Kukun maa tasakaal, no kadus taas, tundi ei taha minnagi. Kuid võtan kokku end, sest töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Ma ei pirise ja ära teen, kui kaua küll veel. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja kuulsime Barbi animatsioonifilmi laulu Töö, mis räägib sellest, et edasi viib ainult raske töö. Eestlased peavad ennast töökaks rahvaks ja isegi Eesti kirjandusklassika, näiteks Tõde ja õigus ja Andrus Kivirähi Eesti matus räägivad, et töö on meile kõige tähtsam ja et mees peab surema püsti, saapad jalas. Nii et üldiselt eestlase põhimõte on, anna töö kätte, küll me teeme selle ära ja võib-olla veel rohkemgi. Aga ettevõtjad räägivad, et töökäsi ei jätku, kuid need tööd, mis neil ettevõtetes on vaja teha, tuleb ikka ära teha ja selle tõttu tuleb tuua sisse lisatööjõudu. Ja ka majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo on öelnud, et tuleb soodustada kõrgema palgaga töötajate palkamist, mistõttu seniseid reegleid tööjõu sisse toomiseks lõdvendatakse eksportivatele ja suure lisandväärtustega sektoritele ja selle võõrtööjõu sissetoomise üks aspekt on siis veel see, et seni on olnud sellised sisserändekvoodid ja umbes 1300 inimest, et 0,1% rahvastikut. Nüüd siis lisandub veel 10 valdkonda, kuhu võib tuua välismaalt tööjõudu sisse. Need ettevõtted, kes siis nendes valdkondades töötavad, saaksid tuua veel kuni 1300 inimest aastas ja kui aastane majanduskasv ületab 2%, siis teist sama palju lisaks. Ja siin on paar märksõna, mida valitsus rõhutab ja loodetavasti ka siis ellu viib. Esimene on see, et oskustöölisi lubatakse tuua valdkondadesse, millel on võimalus ja võimekus eksportida, ehk siis nendesse tööstusharudesse, mis ka Eestist välja ekspordivad ja seeläbi Eesti majandus töötavad. Elektroonika, energeetika, keemia, puidutööstus ja teenindavasse sektorisse tööjõudu vähemalt valitsuse praeguse väite kohaselt uue koodi järgi luua ei lubata. Ja teine, mis on väga oluline, on see, et on ka kindlad reeglid kavas kehtestada, muuhulgas tööandja kohustus maksta keskmisest kõrgemat palka, vähemalt 1,5 Eesti keskmist palka ja ei ole ka nii, et oskustööline või oskustööjõud, kes siia tuleb, võib kaasa võtta kogu Laari sugulasi kolmandatest riikidest, abikaasa ja lapsed, need on kõik.
kindlasti on võimalik tuua väga ilmekaid näiteid selle kohta, et oskustöölisi napi, on see siis see ABP mootorid, kus välismaalastest on 80% pärit kolmandatest riikidest ja välismaalasi on üle poole tublisti. Või siis firma, mis tegeleb rahvusvahelises plaanis reaktiivmootorite hoolduse ja lennukite hoolduse ja mis nõuab väga kõrget kvalifikatsiooni ja seal on kuni kuuendik on ainult kohaliku päritelu, kõik on nii-öelda välismaalased ja see on väga nii-öelda konkurentsivõimeline firma. Nii et üksikud näited on, aga samas küsimus on ikkagi selles, et see ühelt poolt on meil väga kõrge töötus ja nüüd esimeses kvartalis oli nüüd 12 aasta kõige kõrgemal tasemel. See on statistika andmed. Jah, mis näitab ikkagi midagi seda, et me oleme midagi pikaajaliselt töötukassa väidab jälle vastupidist. Jah, valesti teinud ja nüüd ongi see, et miks meil on nii palju töötuid, kui samas töökäsi just nagu napib. Ja ma arvan, et üks põhjus selleks on see, et töötute hulk ja struktuur ehk see kui palju inimesi hoiab end töötuna, on ta siis registreeritud ja saab abiraha või mitte, on ka seotud sellega, kuivõrd helde on meie töötu abiraha ja üldse abisüsteem. Ja mida kõrgem see on, seda me näeme oma Põhjamaade naabrite puhul, Rootsis, Taanis või ka Saksamaal. Ignar, sa lähed nüüd risteelt natuke valesti. Ma lähen just sinna õiges suunas. Oota nüüd, luba. Et seal loob see juba nii-öelda paralleelühiskondi ja ma tahan sellega öelda seda, et ühtegi teemat või ühtegi küsimust, antud juhul seda spetsialistide nappust või töökäte nappust ei saa lahendada nüüd hetkel tunduvalt võimalikult hea meetmega, mis on see, et suurendame kvooti, vaid me peame vaatama struktuurselt läbi, et see töötute arv ei oleks 70 000. Me räägime 3 erinevast asjast. Üks on töötute arv, teine on tööjõuturu vajadus ehk siis spetsialistid, kes midagi oskavad ja 3 on see suur küsimus, miks me neid spetsialiste ise ei ole suutnud ette valmistada ja ei suuda ka ette valmistada, kui me räägime oskustööliste sissetoomise vajadusest järgmised 10-20 aastat. Oota, aga nüüd vastagi sellel küsimusele, sa oleksid ise ka kõrvale, et miks me ei ole suutnud pikaajaliselt ja sihipäraselt mitte selliseid nii-öelda spetsialiste toota, miks on meil olnud nii-öelda kutseharidus nii-öelda mitte populaarne ja miks on toetatud nii-öelda läbi tasuta kõrghariduse erialad juba süsteemselt, millel puudub igasugune vajadus Eesti tööjõuturul. Need valikud on tehtud meie valitsuste ja Riigikogu poolt. Nii et tänane olukord, et meil napib neid spetsialiste, ei ole ju lihtsalt sellepärast, et meil pole inimesi, vaid meil pole vastava kvalifikatsiooniga inimesi, keda oleks võinud aastakümneid koolitada. Ma arvan, et ka koolitusvõimalused on olemas. Küsimus, millele ma ei oska, Ignar, vastata, võib-olla Priit oskab, on see, et miks siis nendele erialadele ei lähe piisavalt soovivaid inimesi. No ma ei oska sellele ka vastata, tõenäoliselt on seal inimesi, kes osad on heitunud, nad on otsinud tööd, nad ei ole leidnud tööd, mõned lihtsalt ei tahavad suvisel ajal kuskil poe taga pokki juua või siis on need, kes on kaotanud töö ja mõtlevad, et saanud siis mingisugust kompensatsiooni ja mõtlevad nüüd järgmise pool aasta ma lihtsalt nagu natukene puhkan ja küll ma siis hakkan vaatama, nii et seal on tõenäoliselt hästi erinevaid komponente, aga ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kui räägitakse ja ka kirjutatakse siis sellest, et kuidas tuua sisse välismaised tippspetsialiste, kes siis meil hakkavad siin töötama, siis see tegelik pilt, et kuidas siis need erinevad, see välistööjõud tegelikult jaguneb, on väga-väga keeruline ja kirju ja huvitaval kombel alati, kui valitsus sellest räägib või räägivad sellest ametnikud, kunagi nad nagu ei täpsusta, aga ma ei tea, kas nad arvavad seda, et siis kodanikud peavad ise lihtsalt sellest aru saama või on juba koolis seda ühiskonnaõpetuse tunnis kõik õppinud, aga tegelikult ma arvan, et sellest ei
teata, nii et üldiselt välistööjõu, kui tehakse välistööjõu vajaduse prognoose, siis eristatakse, see on väga mitmeid erinevaid gruppe ja me tegelikult ei tea, millest me siin täpselt räägime. Ehk kuna nendes meile antud tekstides ei ole seda kirjas, et on olemas alalise elamisõigusega ja pikaajalise elamisloaga inimesed, kes on siis need tähtajalised siin viibivad välismaalased ja need loetakse Eesti püsiva tööjõu hulka. Ja siis on meil veel selline pidevalt tööturul vahetuv ajutine tööjõud. Nii et kui me, ja siis on veel nagu sektoripõhised sellised erisused. Ja minu väide on see, et see tegelik tõde on kuskil, on peidus nendes paberites, mida me tegelikult ei näe. Et kui me räägime siin 1300 inimesest aastas, 1300 inimesest aastast, siis tegelikult tundub nagu iseendale nagu naeruväärne, et miks me üldse nagu võtame seda aega nii pikalt siin raadios raisata 1300 inimese pärast, aga kui me vaatame teisi numbreid, siis 2023. aastal töötas Eestis kokku 66 400 ajutist välistöötajat, mis moodustas 8,8% aastasest kogu hõivest. Neist oli 37% olid Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitsestaatusega seotud, siis oli veel tööränne üle 6000 inimese, siis olid veel tippspetsialistid ja idusektori töötajad ja pererändega olid saanud siis loa tähtajalise elamisloaga saanud töötamisloa endale 14%. Nii tegelikult me ei räägi siin 1300 inimesest, see välistööjõu küsimus on palju suurem. Ja Priit, absoluutselt õige. Ja ministeerium prognoosib ka seda, et vaja on 2000 oskustöötajate tippspetsialisti. Vot nüüd on see asi, mida tuleb meil kõigil väga tähelepanelikult silmas pidada, et kas kõik need, kes siia konkurentsivõime parandamiseks kolmandatest riikidest, mitte Euroopa Liidust, sisse tuuakse, on oskustöölised ja tippspetsialistid, kellele makstakse 1,5 ja rohkem keskmist palka. See oli nagu nõue. Aga ütleme nüüd niimoodi, et see 1300, millest sa rääkisid, Priit, sellele lisandub kõik need aastad ka IT-spetsialistid, kes on välised. Neile lisanduvad, ja aga need on nüüd ka mitte need nii-öelda ajutised, vaid nii-öelda alalise elamisloaga. Aga lisandub ka neile pereliikmeid ja üldise statistika järgi on pereliikmeid tuleb kaasa kuskil 20–25%. Need lisanduvad sellel koodil. Ja minu nii-öelda küsimus ongi see, et kahtluse alla on ju seotud see meie nii-öelda kultuuriline identiteet ja püsimine, kui meie nii-öelda sissetulejaid on rohkem, kui me suudame neid integreerida kultuuriliselt, keeleliselt. Ja et miks see peab nüüd olema kolmekordne, et kas me võiks niimoodi valdkonniti ja rahulikult aasta kaupa jälgida, milline on selle mõju, sest me ju teame ka seda, et küsimus ei ole ju ainult nendes spetsialistides, keda puudu on. Küsimus on palju suuremas vaates, mida ettevõtlusmaailm nagu sooviks Eestis näha, ehk palgasurvet vähendada, palgakasvu vähendada, et nende nii-öelda kolmandatest riikidest tulevate inimeste näol, kellega tulevad kaasa ka pereliikmed, kes töötavad, kellest töötab ligi pool, need toovad turule sellist madalamat nõuet oma töötingimustele ja palgale. Ja seetõttu ei ole see ainult nii-öelda meie rahvusliku identiteedi küsimus, vaid see on märksa laiem, see puudutab ka nii-öelda üldse meie võimet ennast eestlasena tunda ja väärilist palka saada. Ja ma alati mõtlen, et me nüüd siin juba 2, 3, 4, 5 aastat räägime, vähendame bürokraatiat, mis tähendab, et peame kaotame mittevajalikke töökohti, AI tuleb appi, me võiksime vabaneda väga paljudest töötajatest, kes võiks otsida omale uue ja õigema töö kuskil. Aga selle asemel me näeme, et hoopis töökäsi jääb järjest puudu, et see bürokraatia vähendamine on näilik, see tegelikult ei toimu ju midagi. Okei, Tallinnas nüüd 200 inimest suveks koondatakse, see on mingi väike panus. Jah, AI paraku igal pool veel ei aita ja oskustöölistest on puudus kõige rohkem elektroonika ja masinate tootmises, energeetikas, keemia ja puidutööstuses, ehk siis tegelikult on vaja tõepoolest oskustöölisi, kellel ei pruugi olla bakalaureuse ja magistrikraadi kusagilt India ülikoolist,
aga kellel on oskus näiteks väga hästi keevitada. No ütleme nii, et kui meil on kuna siin oli juttu sellest, et peavad olema nagu ekspordiga tegelevad, siis sellised tööstused. No see on eelistatud jah, et ekspordiga tegelevad ettevõtted. Et siis pole ju keeruline vaadata, et mida Eesti siis nagu kuskile välja viib, jah, ka metalltooted ja metallkonstruktsioonid, eks ole, kui me oleme Saksamaa allhankija või teeme Soomele või Rootsile, korralik keevitamine kahtlemata on, siin tuleb muidugi mainida ka seda, et keevitamine ei ole ammu enam see, et on üks selliste nagu räbaldunud tunkedes mees, kellel on viinapudel tagataskus ja kes siis midagi susistab seal, see keevitamine on ka ülimalt täpne töö, mida õpitakse aastat muu hulgas, aga samas see oskustöö võib olla ka selline, et see inimene, kes meile siis kuskilt välismaalt tuleb, et ta on tõepoolest käinud mõnes ametikoolis, käinud ametikoolis, tal on siis sellised nagu võib-olla, ma ei tea, kas põhiharidus on natuke rohkem, aga igal juhul ta on ühe sellise nagu suure mingisuguse pingi peal, kus on vaja vajutada punast nuppu, teha paar nuppu keerata, vajutada punast nuppu, siis masin hakkab tööle, sealt tuleb välja aken või uks või midagi taolist. Et ei maksa nagu segi ajada seda, et need inimesed, kes siia tulevad, on tõepoolest, nagu sa ütlesid, neil on bakalaureuse või magistrikraad. Nad on inimesed, kes keerulistes ettevõtetes oskavad mingisugust masinat käitada, nad peavad seda tegema hästi, sellepärast kui nad vajutavad punase nupu asemel sinist nuppu, siis see kõik jookseb kokku ja mitu miljonit maksav masin läheb tuksi, ehk nad peavad seda oskama. Aga nendega seoses on siiski see küsimus, et ma ei saa aru, miks Eesti ei suuda siis neid samu inimesi, kes ei vaja mingisugust magistrikraadi selleks, et mingeid masinaid käitada. Miks Eesti on osutunud nagu kuidagi selliseks nagu tagasihoidlikult võimekaks, et kui me vaatame näiteks Soome ametikoole, Soomes on ametikoolis õppimine on suur au, need inimesed või noored, kes seal õpivad, et nad saavad oma ameti kätte, nad teavad, et nad on eluks saanud enda ameti, nad asutavad oma mingisuguseid ettevõtteid. Võrreldes Eestiga see vahe, mulle tundub, on väga suur ja see võõrtööjõu sisse toomine, mulle tundub see ikka väga suures osas, see on selline kergema vastupanu mineku teed ja kui ettevõtjad siis nutavad kuumi pisarad, et oi, et ma ei saa oma äri ajada, siis ma siin tuletaksin ühe Eesti silmapaistva ettevõtja sõnu meelde, kes ütles nii, et kuulge, et mehed, kui te tõepoolest ajate äri ja Eestist ei leia endale õppinud tööjõudu, et mis äri te lõppkokkuvõttes õieti ajate? No jah, siin kutse ja kõrgkutse haridusega on ka väga erinevad koolid, et näiteks meditsiinikoolides on konkurss päris kõrge ja päris suur, vähemalt viimastel aastatel, nii et see on ka sektoriteni erinev, aga üks asi, mis mulle jäi silma sellest valitsuse mõttest tuua oskustöölisi juurde, on see, et teenindavasse sektorisse tööjõudu tuua ei lubata. Peame selle silma peal ja tõepoolest, et kaasa võib siia tulev oskustööline võtta siis naise ja lapsed, mitte rohkem sugulasi, tähendab seda, et siia tõesti tohutute perekondade viisi kuskilt Aasiast inimesi ei tule, aga lapsed vajavad õppimist ja kooli, mis on taas üks probleem, mis vajab lahendamist. Naine tahab ka tööd saada. Ja see ei ole nii lihtne probleem, see on tegelikult, kui me räägime võimalikust 2000 tippspetsialistist ja oskustöölisest, siis see tähendab tegelikult võib-olla 6,000–8,000 uut inimest Eestis, kellel on vaja tööd, kellel on vaja haridust ja nii edasi. Ma arvan, et see tänane olukord, millest kas see saade nüüd siin alguses püüab selgust luua, on reaalne ja me tegelikult räägime sellest, mida aastakümned on jäetud tegemata või on tehtud valesti. Ja seetõttu päris me nii-öelda ei tohiks öelda, et ei mingit muutust sellest tööjõupoliitikas või tööjõu sisse toomise poliitikas ei tohiks olla, aga välistatud peaks olema sellisel viisil, nagu ta praegu hurraa optimismi toel nagu tahetakse teha. Esimene asi, mida ma soovitan, on see, et selle sama kvoodi raames peaks üle vaatama prioriteedid. Kindlasti on nende aastate jooksul toimunud mingisugune selline mugavdumine, et sinna satuvad ka need,
kes ei vasta neile kriteeriumitele, millest nüüd on räägitud, et ekspordivõimekus ja palgatase ja muu taoline, et sellesama koodi raames tuleks prioriteedid luua, et kes võiks või peaks saama selle võimaluse tulla tööjõuna. No see on ikka tööandja otsus ju tegelikult. Ei, seda otsustab keegi, kes seda kvooti jälgib, nii et ühel aastal on mäletan, oli septembrikuus juba kvoot täis, aga see ei tohiks olla niimoodi, kes ees see mees, vaid see peaks olema süsteemne. Kui nüüd näiteks tuumajaama rajamise projektiga edasi minnakse, siis on selge, et meil on vaja siia väga palju oskustöölisi, aga ma ei ole kindel, et kaasaegse järgmise põlvkonna tuumajaama spetsialistid, mida Eesti täna ei koolita, on võimelised tulema siia kolmandatest riikidest, mitte Euroopa Liidust. No absoluutselt, aga ma lisaks nüüd sellele nii-öelda prioriteetide seadmisele sama meie koodi raames, aga teine, et võiks tõesti seda kvooti ka suurendada, aga no mitte 2 või 3-kordselt, vaid 10-15% ja jälgida, mis on selle mõju, mis on meie koolikeskkonnale, meie usu probleemidega, et me ei satuks nii-öelda uute mingisuguse minarettide ja taoliste teemade ette ei põrkuks. Et see peaks olema tervikvaade, et see ei ole kvoodi küsimus, vaid see on meie tuleviku küsimus, see on meie elukeskkonna, meie haridussüsteemi, meie üldise elu küsimus ja ma ühele asjale tahaksin tähelepanu veel juhtida, et ega siis need kvoodid ja kõik, need ei ole mõeldud selleks, et kutsuda inimesi siia Bulgaariast või Rumeeniast. Vabandust, Euroopa Liidus on kui palju inimesi? Umbes 500 miljonit elanikku. Me räägime kolmandatest riikidest. Just nimelt, Euroopa Liidus on umbes 500 miljonit elanikku ja nüüd meie ettevõtjad ütlevad neile, et meil on käsi täitsa põhjas, siin me oleme küll ühes sellises ühisturus, kus on 500 miljonit elanikku, vabandage, me ei leia endale sealt 1000 inimest ja me peame minema neid otsima. Ja me täna ei räägime, Priit, ka Venemaast ja Valgevenest. No otsime neid Usbekist või otsime siis neid Kirgiisiast või otsime neid Aserbaidžaanist või Indiast või Indiast või kuskilt mujalt, aga ma ikka imestan, et mis häda siis meil ikkagi on, et kas see on tõeline nagu selline nagu maailma, ma ei tea, urruauk, et nüüd Euroopa Liidus on 500 miljonit inimest ja kuidagi meie ettevõtjad ei suuda siis nagu leida sealt endale inimesi, arvestame selle juures veel see, et nüüd nende muudatustega tahetakse teha nii, et see endine keskmine palk, mis oli Eesti keskmine, see viiakse nüüd sektoripõhiseks keskmiseks palgaks, aga sektoripõhised keskmised palgad võivad olla palju madalamad, kui on Eesti keskmine palk, ehk selle muudatusega tehakse nüüd järgmist. Suurendame inimeste hulka, keda siia võib tuua, aga paneme siis sektoripõhised keskmised palgad, mis tähendab, et tööandja ei pea enam lähtuma Eesti keskmisest palgast, vaid võib vähem maksta ja ma küsin, et mis inimesed need siis õieti on, et mis oskustöölised ja tippspetsialistid need siis õieti on, kellele võib maksta mingisugust näiteks Põlva keskmist puidutööstuse palka ja siinkohal väike paus, mõelge.